äge kaupa tulla, on ju? Vahvad kohad. Ilmselt pean siit paremale keerama sellepärast, et siia vasakule seal enne näitas, et on tupikmärk. Ütlesin, et ju sealt edasi saab kuskil. Pirsko keela kant, et see tegelikult see iga kord triki peab pingelt vaatama. Kui algul maja numbri järgi aadressi paned, siis ta näitab siia kohta. Aga siin õnneks oli märk väljas ka, et kus kohast veoauto värav on. Ja siis oli, Google Mapsis näitab ka veoauto väravat nagu eraldi on ära märgitud, et selles mõttes on hea. No üldjuhul on tegelikult juba nõder sihukestesse koodadesse üle. Eriti kui ainult ühe alust, siis on nagu eriti nalji. 70 kilo alust, kus on mingi väike jupp trossi peal. Seejärel pööra vasakule. In 600 meters, use the left two lanes to turn left. Ütlen ausalt, ma siin ei orienteeru üldse hästi. Ma ei orienteeru siin üldse hästi. Aga vaatame, äkki läheb kõik õnneks ja õieti. Et kui ma ükskord siin videot tegin, siis ma siit kuskilt sinna, kuhu ma nüüd järgmise näen, ma sain otse kuidagi. Ma nüüd üritan ka saada, ma arvan, sealt mäest üles ja sealt peab minema vasakule. Et siis peaks saama selle õige tee peale välja, mul on siuke kahtlane. Sõidad lubatust kiiremini, 300 meetri järel pööra vasakule. Use the left two lanes to turn left.
eelmine kord vist siit paremalt poolt tulin äkki, et läksin sinna. Aga ei tea, kohe saame näha, vaatame, mis siin on. Täna selle koha siit nüüd, kuhu ma näen, see on see, kus ma tavaliselt käin, panen seal maha, peale, maha läheb palju, peale tuleb natuke. Ja siis jääb tänaseks ainult sõita Varssavi kanti, et täna ma sealt ilmselt peale ei jõua, homme saan peale ja siis veel terminali ka minna ja siis saab kodu poole tulla. Et eile sai jumala ägedalt edasi, ma ei tea, eile kuidagi sõit läks hästi. Suht kaugelt alustasin ja Augusta vist ütleme alustasin ja ma sain nii hästi, et jõudsin veel ühe koha mahagi panna ja õigeks ajaks seisma ja kõik oli väga okidoki. Aga vaatame pärastpoole, ma saan mikrofooniumi ka külge panna. Siis räägime pikemalt. Continue for 4 kilometers. Sõida sama teed mööda edasi.
Niimoodi, sihuke ilus, tore pori parklakene tankla juures. Siin sai nüüd pikalt seistud, pea 15 tundi, sest teen aega parajaks, mul laadimine siit hästi lähedal ja siis lihtsalt terminali minna, et seal pidi 12 alles kaup kohal olema ja siis ma niimoodi katsusin ajastada. Ainuke paha asi nüüd, mis siin on, et ärge hakake riidlema, siin ma pean natuke liikluseeskirja rikkuma, sellepärast et siia tanklasse tulin. Siis ma sõitsin nagu tanklast nimelt mööda, natukese maa pärast on ring tuleb seal sain ringi keerata ja sain siia sisse. Aga nüüd, kui välja lähen, siis näete kohe seal märk, et kohustuslik sõidusuund ainult paremale. Aga mul on vaja vasakule minna ja paremale, kui ma lähen seal, ma kujuta ette, kaugele tuleks sõita, et saaks ringi pöörata niimoodi, et ma olen sundolukorras ja ma pean liikluseeskirju rikkuma, mitte midagi teha ei ole. Muidugi kommentaaridesse võite panna, et kas see on õigustatud või ei ole või värki, aga mul oli võimalikult lähedale vaja saada seisma, et mitte niisama tühja aega raisata ja võt niimoodi ta on. Ja vaat nüüd lähme, vaatame, kuidas me siit saame kohale. Loodetavasti seal kaua aega ei lähe, muidu mu ajastamine läks kõik tuksi. Aga ma arvestan, et kui läheb äkki, ütleme, tund aega, siis on okei. Aga mine tea, suur firma seal, et seal võib juhtuda ka sihuke teema, et on palju autosi ja lähebki hirmus aeg. Aga nüüd ma pean vaatama jah, siit sihukese momendi peale passima, et kummagilt poolt autos ei tule, et kui ma tahan sihukese hullu pöörde teha. Siit näete, märk näitab, et võib ainult paremale minna. Siia tulin, vaatasin kohe, et jama teema on, seal on 2 pidevat jutti, aga ei ole mitte midagi teha. Ja kusjuures teisel pool kätte ei ole parklat. Sealt, kus ma selle tee peale tulin, oleks keeranud nagu kohe vasakule läinud, siis oleks nagu parkla olnud, kus hommikul oleks, või nüüd saaks nagu õiget pidi välja sõita, aga seal on jälle sama teema selle sisse sõitmisega. Et sisse sõita ei saa. Liskime nüüd läksime. Kurat, küll see AdBlue'ga ebib, et kurat, käid services ja käid ja võt ei saada korda. Seekord läks siis niimoodi, et oli ka services mitu päeva ja tehti ja ilus tore ja tuli välja, sain Iklani sõita, Pärnust Iklani ja lõi jälle tuled põlema ja ei tea, vaatab, mis saab. Et seal ei ole vist enam ühtegi juppi, mis ei ole vahetatud, kõiki asju on vahetatud. Ja aru ei saa, ma ise arvan muidugi, et tegelik viga on hoopis ajus. Et auto peaajus on viga, aga ma neile ütlesin oma mõtte, aga eks näis. Et ei saa olla nendel vidinatel seal niimoodi viga on. Itaalias ka kurat üle 3000 euro services tehakse just nagu korda. Ei kestnud ka, natuke aega töötas ja siis andis jälle saba Austrias. Ja nüüd tuli välja, et mis vahetati vist, et oli dosaator oli tuksis. Ma ei tea, praegu tuli põleb, eks ma ise ei tea, mis need vead on, eks nad koju jõuan, pannakse jälle arvuti taha, vaadatakse, aga mul endal mõistus otsas, ma ütlen, et ma arvan, et viga on tegelikult ajus. Ma algul arvasin, et võib-olla on juhtmestikus kuskil mingi aps sees, see kontrolliti ka kõik üle, kõik just nagu korras, nii et mina ei oska rohkem midagi neile välja pakkuda. Aga eks seal oli õppinud mehed head riistad,
teavad, mis teevad, ma loodan, et ehk saab korda jälle kunagi. Aga see AdBlue on jah siuke asi, et kui see jubima hakkab, siis on pekkis. Niiviisi. Et siin on ka Scania service, aga ei saa siia service'e minna, siia lähed suhkeseid asju tegema, siis saad mitu miljonit arvet kohe ja ei ole see üldse hea. Vot see Baumit.com, see suur firma siin, sinna ma pean minema nüüd. Nüüd on küsimus, kus kohas, mismoodi, kuhu ma siia seisma pean jääma, ilmselt pean sinna väravasse kuskile minema. Niiviisi. Siit läheb ise värav lahti või? Ei saa siit. Tuleb minu juurde. Zastaniesz tam za tymi samochodami po lewej stronie i przyjść na pieszo. Okei. Pean seisma vasakule poole ja siis minema sinna sisse asja ajama. Okei. Vot nii. Eks ma siis nüüd lähen. Vot niimoodi, nüüd on just nagu peal. Aga väravalt välja saamine oli päris keeruline. Et kujutage nüüd ette, 7 alust laadisin. Ja on pandud niimoodi, et on 4 ja 3. Nüüd saate aru küll, millest ma räägin. Teen vennale tagant ukse lahti, vend, ei, tema kärusse ei lähe. Teen külje lahti. Ei, tema niimoodi lugeda ei saa. Ma ütlesin, mis sul siin lugeda on? Näed ju külje pealt näha, kui ta pidi alused pandud on, et näed, on 4 ja on 3. Ei, no tema nii ei saa. Mis siis nüüd saab, et tõstame maha pealt? Et naljatilk on ju. Ja siis läheb, kõnnib kontorisse ja tal on paber käes, paberi peal on kirjas, et 7, kõik ilus tore. Siis läheb sinna kontori poole peale ja kannab ette. Kuule, et sellel on 7 alust peal nii nagu paberites, et kas siis niimoodi peabki olema, siis tal öeldi, ja nii peab olema. Et päris kino selle asjaga. Aga no kuidas teile meeldinud see variant, et see meil koalitsioonierakondadest osad juba panid jooksu ära, no 2 tükki.
Ja et nüüd on just nagu vähemusvalitsus, ma isegi imestan, et nii kaua kestis. Targemad oleks juba varem jehhaid pannud sealt. Et oleks aega kuskil mujal kanda kinnitas, siis nad ju kõik tahavad. Nad ilmselt moodi tahavad kõik kuskile mujale saada, et ikka saaks jälle kuidagi moodigi valitud olla. Nii et ma ei tea, minu arust seal Reformierakonnas seal peaks enamus need nupule vajutajad peaksid juba praegu kohe minema tõmbama. Sellest praegu oleks neil veel võimalik, et siis saavad kuskile mujal ennast kirja sokutada ja et äkki läheb õnnekski, et saavad siis kuidagi moodi, aga ma pakun, et enamus neist enam kevadel uue valitsuse koosseisus, ütleme Riigikogu koosseisus kaasa teha ei saa ja küll neil on ikka kurb. Aga muidugi seda ei tea, mis siin valimistes saab, aga mina huviga ootan, kes on kuulanud, mäletavad, kuidas ma alati ütlen, et Reinsalu ja kuidas Reinsalu on see mees, kes on rusikaga vastu rinda tampinud ja ütlenud, et kui Isamaa saab valitsusse, siis automaksu kaotab ära. Tahaks näha seda pulli, tahaks näha. Ma olen ütlen, mis vastused siis tulema hakkavad, aga jah, okei, ütleme niimoodi, et mitte, et see nüüd tore oleks, et küll sita, et raha ei ole, et okei, see automaks automaksuks. Aga kõige hullem on tegelikkuses see registreerimistasu, et see tuleks sellisel kujul kindlasti ära kaotada. Et siis umbes niimoodi, et väike leevendused, et okei, et see automaks siis okei, las ta jääda, kui see nii oluline, aga tegelikult Eesti oludes ei tohiks seda automaksu ka olla, kuna ei ole see, ütleme, ühistranspordisüsteem on ka kõik igal pool niimoodi ära lammutatud, et ütleme, et ei olegi võimalik ju tööl käia meil Eestis. Meil ju kõik hästi suur hulk inimesi käib ju hirmus kaugel tööl, näiteks nagu rekkamehiga on. Meil firmaski on põhimõtteliselt teises Eesti otsast käib ta meil tööl ja kus auto seisab, et ei ole autot niimoodi, et sõidutatakse ei tea kuhu rekkat selleks, et mees saaks sealt just nagu paremini tööl käia, tööle reisi minna. See on ju kõik iga lisakilomeeter, mis tuleks kinni maksta. Ja selles mõttes see on nali. Ma lähen terminali, et ja loodetavasti on siis selleks ajaks kaup kohal. Kui ma sinna jõuan, lubati, et alates 12. Mul on siin 74 kilomeetrit minna, ütlemegi, et ümmarguselt tund aega. Ja see tähendab, et peaks nagu elulill olema, peaks nagu kõik ilusti klappima. Ja siis hästi läheb, siis peaks ideeliselt jõudma Läti-Leedu piiri. Et võib-olla jõuaks isegi Riiani, aga ma pean seda jooksvalt vaatama. Kasulikum oleks, kui vähemalt Riia ringi Adasini, kui jõuaks. See oleks hea. Esiteks ma saaksin auto-offi minna ja teiseks oleks see, et sealt ma vähemalt jõuan ühe tõmbega kohe Tallinnani. Seekord ma pean Tallinnasse jälle minema. Ma ei tea muidugi, kuidas Sehvid selle autoservise organiseerivad ja kas organiseerivad seekord või on mingi case, et Pärnus auto ära vahetama või ei tea, saab näha, kuidas see asjakene meil läheb. Mul oleks tegelikult siit samast Loovitsasse, siin on näha 10 tonni märgid ja veoauto keelumärgid, mul oleks vaja siit läbi minna. Aga ma lähengi niimoodi, et ümber linna siit Varssavi poolsest otsast lähen sisse, et siis ma saan kiirtee peale. Ma saaks otse seda teed pidi sõites ka muidugi minna, aga ma ei viitsi, ma olen kiirteed pidi. Et muidu võiks siit minna ka, et 50 peale minna või värk, aga ma lähen kohe kiirtee peale seda väikest teed pidi.
sõita siin külasid ja värki vahel palju ja 800 meetri järel pööra paremale. näis, kuidas see asi läheb. Ja siis on hea, kui ma kiirtee peal sõidan, siis ma ei pea, siis ma saan kaamera ka kinni panna, ma ei pea palju lobisema. Mitte teile kiirteed näidata, ma saan siis ise sinna peale kuskilt poolt, kuskile poole lobiseda. Siin on ka 10 tonni märke ja see ei saa. Ma pean siit vist diagonaali sisse läheb, toda teed pidi minema. 300 meetri järel pööra paremale. Turn right. Siit lähme paremale. Ja siis kohe varsti lähme jälle paremale. Continue for 16 kilometers. Need on küll eraldi rada pööramiseks on ju, aga lisasektsiooni ikka ei põle, nii ei saa keerata, pean ka siin ootama. Seal on isegi justkui kiirendusrida. Mul on millegipärast siuke kahtlane tunne, et seal oli pirn lihtsalt läbi. Siin oleks saanud tulla peale küll, ilusasti, toredasti. Aga kus sa sellega? Sõidad lubadust kiiremini. Niimoodi. Aga jaa, ütlen siin hapukurgi hooaeg ka ja vaatad, ma ütlen, loed siin nii palju, kui lugeda kannatab Delfit ja Postimees, siis ütleme, siuksed tõsised uudised nagu seal üldse ei olegi. Kõik on siukene pastakast välja imetud artikleid ja kuskil mingi pealkiri vähemalt oli siuke, et millist pesu naine kannab, et see reedab tema iseloomu ja no, see on siuke väga tähtis artikkel on ju, et seda peaks kindlasti lugema. Et selles mõttes, noh, seda laadi artikleid on ikka vingelt palju, et jumala, ütleme, naerma ajab tegelikult. Ja siis need vaesed müügiagendid üritavad sulle maha müüa seda värki, et võta telli ja siis saad lugeda ja vingel täis artikleid, mitte ainult pealkirju ja no aga mis sa siukest jama ikka seal ostad kokku. Aga näis nüüd jah, oli puhkus ja siis läks ainult 2 reisi kirja. Et siis jama, palgapäev oli, ma kahtlustasingi, et jumala vähe saab palka ja, noh, ja puhkuse raha ja kõik see kokku on ikkagi niimoodi vähe, et ei ole harjunud sedasi, et siuke stabiilne ühtemoodi sissetulek, siis on hea, aga kui sellest allapool läheb, siis on kohe õudne jama. Et vaat selles mõttes ongi see autojuhitöö nagu jama, et 800 meetri järel pööra paremale. üldjuhul igal pool on ju niimoodi, et on sul palk ja siis on päevarahad ja aga päevarahadest pealt sulle ju puhkuse raha ei maksta. Ja vaat siis ongi, et see puhkuse raha saamine ja värk, see on kõvasti väiksem, kui sul palk on. Ütleme tegelikult, mitte palk, aga kui sul muidu sisse tuleb tegelikult on. Ja siis on päris nadi. Aga näis, mis nüüd saab, järgmine nädal on Paide ralli ka, et sinna tahaks minna, aga lubasin sealt otse ülekannetki teha, aga näis, mis saab. Et Reiol siin on tervis, superdab midagi. Et ma ei teagi, kuidas tal on, eks ma homme küsin ta käest, et kas on järgi andnud või ei ole või. Et me ei ole keegi siin kindlustatud. Kusjuures täna öösel siin, kus ma magasin, oli tegelikult jumalast tore.
magada. Täna oli esimest päeva siukene hea temperatuur öösel ja mul aknad lahti, siis veel eriti vastu hommikut, siis esimest korda tundsid nagu siin Poolas õhus ka siukest karget sügise õhku nagu. Et ei ole siuke lämme, aga vastu hommikut siuke hästi hea oli. Teki all magad, siis teki all on soe, aga õhk on hästi värske. Vaatasin oma seda uneraportit, uneraport ka jumala hea, kõik rohelises. Vingeid punkte ja tavaliselt mul on niimoodi, et mingi asi on ikka seal sinine või punane või värk, eks ju. Ja teinekord aru ei saagi, ise mõtled, et mis mõttes. Et ise magasin, tunnen küll, et magasin jube hästi. Aga ikka näitab kuidagi imelikult, aga seekord oli jumala hästi. Et just, mis mul alati nagu valesti on, selle une juures näitab, et kuidas see on, katkematu sügav uni või mingi siuke asi. Et seda näitab. Ise mõtlen, et omast arust magasin nii sügavalt ja nii mõnusalt, et oli kohe. Aga nutikeel niimoodi ei arva. 300 meetri järel sõida Nüüd niimoodi, kus siin on kõik ehitatud, sild on uus tehtud, ma pole siit nii ammu sõitnud, kui ma muidugi viimati sõitsin, see sild oli olemas juba, aga see on suht hiljuti ehitatud, uhkelt läheb üle raudtee seal. ringteele jõudes sõida maha 3. Vanasti läksid mitte üle raudtee, ei läinud silda, aga oli lihtsalt ülesõit. Aga näete, sellepärast pidingi linnast nagu ümber sõitma, muidu ma oleks pidanud ka põhimõtteliselt siit tulema, aga ei ole mitte siit, lihtsalt järgmise juures. Igal pool linn on nüüd kinni pandud, et siis peab nagu ümber linna sõitma. Aga vahet ei ole, eks me matkame. 150 meetri järel sõida ringteele ja sõida ringteelt maha. Aga ma arvan, et jah, siit ma alustan, siis ma adasini ei jõua. Selles mõttes on see muidugi kehva, et siis tuleb teha homme üks ekstra paus veel, et Tallinnani saada. Oleks muidugi niimoodi, et no kurat, ma pean Tallinnasse ikka minema, mul on väike auto Tallinnas. Selles mõttes on ka tobe, isegi kui ma saaksin Pärnus ära lõpetada ja mingi firma väikse autoga, ma peaksin ikka Tallinnasse sõitma. Et siis Tallinnast oma väike auto võtta. Ma ei julge oma kuradi väikse auto võtit jätta siin Tallinnas autosse ka. Just sellepärast, et kuna mul ei ole komplektis teist võtit. Ma nüüd sain teada, et kus kohast Tallinnas ühest kohast tehakse võtmeid. Veel küsisin üle, et oodake, et kas see jääb niimoodi, et tuleb uus võti, et saab käevitada ka või on ainult ukse avamiseks. Aga et seni kaua, kui mul teist võtit ei ole, võt siis ma ei julge jätta niimoodi, ma jätan võtme autosse. Kurat, lähevad uksed lukku mingil imepõhjusel ja siis tuled enam sisse ei saa ja teist võtit ka ei ole ja ongi pekkis. Et Opeliga käisin, siis ma jätsin alati väikse või teise võtme jätsin autosse, et kui vaja on, saab direktor näiteks minna selle autoga ühest kohast teise ja mõlul on siis mugavam või mis iganes, või kui jääb ette, saab eest ära liigutada. Aga just sellepärast, et siis mul on tean, et mul on teine võti kodus, et kui mingi jama on, et siis ma saan uksed lahti ikka, aga vaat nagu on, et nagu Scanialgi teinekord kogemata trehva läheb see uks lukku iseenesest või. Ja ega sõiduautodel võib ka siukest asja ette tulla. Muidugi harvemini ja ma väga ei teagi, et sõiduautol oleks niimoodi tulnud, aga siiski igaks juhuks mine tea. Niimoodi. Vaadake nüüd niisuguste kitsaste teede peal siin jalgrattaga sõidab, tee pervi pole, midagi pole, nii et päris
kehva on, ütleme niimoodi. Ütleks nii, et ei ole väga turvaline just nagu, vaata. Meil on selles suhtes ikka tegelikult väga hästi, ütleks nii, aga Poolas varem oli igal pool niimoodi, täpselt nii oligi. Nüüd vaikselt tekivad ka mõnedesse kohta need kergliiklusteed ja värgid, aga selle koha pealt on arenguruumi veel kõvasti, aga selle eest ehitavad nad hästi kiirteid. Ma siin see reis sõitsin ka ühe uue lõigu peale, et kus ma ei olnud nagu varem sõitnud, nii et pressime siit julmalt mööda praegu, et sõiduautid, need saavad ka serva võtta. Ei ole hullu nagu. Sõidad lubatust kiiremini. Nägid, mis ta räägib? Sõidad lubatust kiiremini. Aga muidugi ma tänan teid, kes panid laike ja vaatajaid on palju olnud ja kohe endal on nii tore hea meel nagu väike laps, tead. Eks olegi niimoodi, mida vanemaks lähed, seda lapsikumaks muutud ja seda tuhmakamatest asjadest õnnelikuna ennast tunned, eks ju. Ma ei tea, kuidas te tunnete, aga mul on küll niimoodi, et vahel siuksed pealtnäha lihtsalt süütud ja tühised asjad, aga teevad niimoodi meeleolu niimoodi heaks ja kohe siuke mõnus, siuke õnnetunne nagu on. Et ta nüüd veoautodel ütleb, et peab 50-ga sõitma, aga ega ma arvan, et on parem ka. Inimesed raputab muidu kõvasti. 1, 2, 3 rööpapaari kohe tead, vassa nuga. Jõisi. Täna saab jälle kõvasti kihutada ja et pikka päeva panna jälle, et täna tuleb 10. päev, ma kindlasti, et nüüd on niimoodi, et kui ma sinna terminali saan, ühest küljest oleks hea, et saaks kohe peale. Teisest küljest oleks hea, kui seal tuleks 30 minti seismist vahele. Sinnani jõuan, siis mul on raudselt juba tund aega tehtud või veidi üle tunni. Et siis saaks teha pärast lihtsalt üle pausi, aga mõnes mõttes, kui liiga vähe sõidetud, siis jääb jällegi palju sõitmates, peab peaaegu liiga täpselt hakkama sõitma. Et selles mõttes oleks parem, kui ala mingi 1,5 tundi oleks sõidetud. Et siis saab nagu järgmised ajad suht täis sõita. Kui tahad niimoodi, et viisakalt kõik korras hoida. Muidu kui esimene tõmme on sul täpselt tund, siis järgmise tõmbe pead tegema niimoodi, et oleks kohe täpselt 4:30. Et siis saaks veel nagu 4:30 täpselt teha. Aga niimoodi sättida on väga raske, nagu te teate. Aga jah, me ei ole siit enam palju minna. Ma ei ole autoga pesus ka käinud, aknad on nii mustad, putukaid, sitikaid täis kõik. Siit ei paista läbigi enam. Aga väga huvitav nüüd on, nagu ma mäletan, siin ei ole mingit kergliiklusteed, eks ju. Aga nüüd natuke maad lähme edasi, siis tuleb vinge kergliiklustee kõrval, seal nad rulluiskudega panevad värgid ja siis jääb nagu siuke küsimus mul alati, et kus kohas, kuhu kohta see kergliiklustee see läheb. Et siin nagu vaat ei ole, on ju, et just nagu suurest asulast tuleks välja ja saad kuskile minna. Aga siin, seal, mis see käänak tuleb, sealt käänaku maalt kuskilt hakkab. Vist oli nagu nii. Seal alati on tore vaadata, kuidas eriti õhtusel ajal vingelt palju on tuld autodega, autod seisavad seal kuskil ääres ja siis rulluiskudega panevad seal. Sillakaal on 8,6 tonni. Huvitav, kas mul sealt tulevad rasked asjad või?
peab päris vaatama, kuidas seda kõike peale panna seal. Aga noh, siin on jah, ilmselt see kergliiklustee ongi, et näete, siit hakkab paremal pool, mitte kuskilt, järsku lõpeb lihtsalt ära ja nii ongi. Ja sellised kergliiklusteed on tegelikult täiesti absurdsed. Et middle of the nowhere. Siia näed, on siuksed väiksed kohad tehtud, kus just nagu saaks autosi hoida või kunagi antakse kruntideks. No ilmselt kruntideks, näed, siin on ka, läheb sisse mingi krunt kellegi oma. Kergliiklusteed seda tehtud. Teisel pool teed ka. Aga tuleb ei kuskilt ja läheb ei kuskile, just nagu. Aga ju see on siis jah, helikopter ja puha ja see lennuväli. Ju see on siis niimoodi nagu lihtsalt taristu tehtud, et tuleviku kinnisvaraprojektide juures, sest neid teeotsis ja põldude peale nii läheb palju. Ja võib-olla mingid krundid tulevad ja värgid, et aga eile oli 20, üleeile oli 33, eile oli 24. Okei, see oli lõuna pool ka. Aga täna on ainult 20. Et hommikupoole autost välja läksidki, aga siis oligi nii palju jahe, et tuli pusa selga panna. Tundsidki natuke jaheda võit oli lühikeste käiste särgiga. Aga jah. Ja siin on jälle kiunajatel palju öelda, näed 70 märk ja sina paned siin üle 80. Midagi teha ei ole, sõidan ühtlases liiklusvoos. Need sõidukad panevad ka kiiremini. See 70 märk kehtiks nende jaoks ka, kuigi selle tee peal isegi oleks 90, siis tegelikult rekkaga võiksid siis just nagu sõita 70-ga. Aga kõik loomulikult panevad kiiremini. Ja no ütleme, politsei siis kurjaks ei lähe, kui kuskil kuni 80 lased. Üle 80 lased, siis võib kurjaks saada. Aga ütleme nii, et kõik panevad tegelikult täie gaasiga kogu aeg. In 600 meters at the roundabout, take the first exit. Siin on see ring, kus ma tavaliselt käin seda klaasi raame maha panemas. Sõida ringteele ja sõida ringteed maha esimesele teele. Siis ma tulen kiirtee pealt, tulen siia peale ja panen ka siit ringi pealt just nagu otse. Praegu ma keeran kiirtee peale. Ringteele jõudes sõida maha esimesele teele. Nii. Exit the roundabout. Tead sa vanna kurivaim, täna on siin mingi piirikate kontroll, nagu tollikontroll või? Kumb ta on nüüd siin? 200 meetri järel. Tollikontroll, jah. Keep right. Nii et näete nüüd Varssavi ja 50 meetri järel hoia paremale. et ei ole enam palju 56 kilti, et see on siin, kuidas see öeldakse, kiviga visata. Eks ma selle kiviga viskan ja olen praegu kinni, muidu tuleb seda loba nii palju, et täiesti mõttetu, et vaatan kuskil pool veel lobise. Äkki natukene.